Selleks, et siin hooldada, majandada, teha, on mitu põhjust. Esimene võiks tõesti olla see, et Läänemaa säilitaks omapära ja see Kasari jõe luht on üks osa Läänemaa omapärast. Teiseks, kuna ma olen põllumees, mul on põllud, mis on siit umbes 20 kilomeetrit, ja et mitte võidelda hanedega, siis saab ikka Jumalat paluda, et Matsalu luhas ruttu kevadel rohi kasvama hakkaks, et haned, luiged, pardid, kõik peatuksid siin ja mitte meie põldudel. See 50 hektarit, mida meie hooldame, see ei ole väga suur, aga ta on paras proovikivi kogu meie väikesele ettevõttele, sellepärast, et siin on kõige suurem Jumal loodus. Ja et temast nüüd võitu saada, siis tuleks kavaldada. Ja tuleb taibata ja ette vaadata ja ära tabada need mõned päevad, mil saad siin toimetada. Ja siit siis selline väike ettepanek, et põllumehe jaoks seoses sellega, et viljalõikus on ettepoole nihkunud, oleks väga hea, kui saaks Matsalu luhta hakata niitma mitte 10., vaid 1. juulil juba. Siis ta ei jookseks põllutöödele väga sisse, sest meie eesmärk on kohe ka rullid ära vedada. Kõrgveed toovad siia väga head setet ja see sete sisaldab Läänemaale nii vajalikku fosforit, mis läheb taimedesse. Lihaveiste maiusroog ongi see hea Matsalu hein. Üks kitsepidaja lausa ostabki meie käest ka oma kitsedele seda heina. No majandamise suurim rõõm on see, kui Andreas tuleb viimase koormaga, kus on 26 rulli peal. Yes! Nüüd on see töö tehtud järgmise aastani.